Illenseri fondi lugu sai alguse 2005. aastal. Aasta varem oli Iraagis välismissioonil teenistusülesandeid täites hukkunud kaitseväelane Arre Illenseer, kellest jäi maha 3-kuune pisitütar Karolin. Arre oli esimene välismissioonil langenud sõdur, kellest jäi maha uus elu. Nii otsustaski ohvitseridest sõpruskond toetada Arre tütart tema haridusteel. Aja möödudes on sellest välja kasvanud fond, mis toetab ka teisi teenistuses hukkunud või raskelt haavata saanud kaitseväelaste lapsi, nii õpingutes kui ka huviringides käimisel. On selleks siis kitarriõpingud, ratsutamishuvi või korvpallitrenn. Tollel aastal, kui mina sündisin, sai mu isa kaitseväes granaadiplahvatuse käigus vigastada ja seetõttu olen ma seotud ka Karolin Illenseri fondiga. Ja nad on mind koolitee vältel toetanud. Tuge Karolin Illenseri fondilt on Triin saanud ka kogu ülikoolis käimise ajal, et ta saaks õppida eriala, mis sai talle südamelähedaseks juba põhikoolis. Eesti keeleni ma jõudsin, ma ütleks põhikooli alguses juba, sest mulle tuli väga-väga suurepärane eesti keele õpetaja ja ma tahaks loota, et ta natukene nägi ka minust midagi, sest et ta kaasas mind erinevatesse tunnivälistesse asjadesse ka, et näiteks me tegime uurimistöid koos, ma käisin eesti keele olümpiaadidel ja kuna ma sellega nii palju koolis kokku puutusin ka, siis seda rohkem see hakkas mulle meeldima ja seda rohkem ma tahtsin seda edasi õppida ka. Nädal aega tagasi ma kaitsesin oma bakalaureuse töö ära ja nüüd järgmisel nädalal on mul bakalaureuse-eksam. Ja siis loodetavasti on sellega nüüd läbi see kool. Minu lõputöö teemaks oli siis asesõnad 1-2-aastaste eesti keelt emakeelena omandavate laste kõnes. Mul on väike õelaps ja meil on üks peretuttava laps on sama vanad. Ja ma hakkasin hästi tähele panema seda, et nende keelekasutus ja nende rääkimine või sõnade kasutus ja see õppimine on natuke teistmoodi. Ja siis seepärast hakkas see mind rohkem huvitama ka. Ja siis mitme aasta vältel ma tegin selle kohta referaate ja erinevaid uurimistöid ja siis see tundus loogiline samm teha sellest ka lõputöö. Sellel aastal ma lõpetan siis Eesti filoloogia eriala. Esialgne plaan on minna edasi, aga ma olen praegu väga kahe vahel, aga magistrisse ma kindlasti lähen.